Tere tulemast tagasi ja on meie teine arutelusessioon teemal, kuidas koolid on õpet korraldanud sel õppeaastal, ehk siis tuleme kevadest sellesse sügisesse ja vaatame, et kui me mõtleme, et kevadel me pidime äkitsi üle minema distantsõppele ja kõik oli selline ootamatu ja eriolukord oli ja ma arvan, et meile anti päris palju andeks koolidele, õpetajatele, ka ülikoolile anti palju andeks. Ja kui nüüd sügis tuli, et siis ma arvan, et see olukord oli hoopis uus ja eeldus võib-olla oli see, et me oleme nüüd selleks valmistunud ja teeme asju targemini ja paremini, et vaatame, kui palju targemad ja paremad me siis nüüd sellel sügisel oskame olla. Et meil on siis uued inimesed stuudios: Merike Kaste, Tartu Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumi direktor, Ene Tanberg, Miina Härma gümnaasiumi direktor, Rein Uusma, Lõunatera direktor, Hiia Asser, Tartu Annelinna gümnaasiumi direktor, Heidi Kiuru, Tartu Karlava kooli direktor ja Rutt Ahven, Tartu Veeriku kooli direktor, et kuus koolijuhti ja alustame tegelikult seda väikse videoga, vaatame, mida õpetajad ütlevad, et selle sügise kohta. Sellest sügisest on meil siis teistmoodi tunniplaan. Meie õpilased esimene teine kooliaasta tuleb kooli kella 8-9 ja kolmas kooliaasta alles 10:30. Tavalise 45-minutilise tunni asemel on meil 65-minutiline tund. Ainetundi ühe päeva jooksul vähem, et on 3-4 ainetundi. No, praktiliselt meie majas on jagatud lennud ära erinevatele korrustele. 10. klass on esimesel teisel korrusel, 11. klass on 4. korrusel ja 12. klass on 3. korrusel, et minimeerida nende omavahelisi kokkupuuteid, samuti sissepääsud kooli on lendudel erinevad. Söögivahetunnid on jagatud nõnda, et käiakse söömas lennukaupa. Arvestatud ja mitte arvestatud võib-olla paneb lapsi rohkem ikka iseseisvalt õppima, eks ole, ja mitte ainult keskenduda sellele hindele, vaid keskenduda sellele, et ta saab asjadest aru. Digikonsultatsioonid, see tähendab seda, et õpilased peavad kodus õppima teatud mahus aineid iseseisvalt, et lastel ei kaoks ära selle iseseisva õppimise harjumus. Ma arvan, et see kevad pani meid mõtlema nagu natuke rohkem raamist välja ja andma õpilastele rohkem valikuid ja et nad saaksid iseseisvalt otsustada. Ja rohkem vastutust seejuures. Just. Ma arvan, et üks neist on kindlasti seesama digikonsultatsioonid, mis annab õpilastele rohkem võimalust teha oma valikuid ja teistpidi ka õpetajatele. Siis kindlasti me oleme rakendanud praegu ikkagi päris palju, ka sellel õppeaastal me nimetame seda individuaalseks õppekorralduseks, kus me anname võimalusi, et õpilased võivad olla, ütleme, koolinädalas teatud päevadel kodus teha ühesõnaga distantsõpet, eks ole, et ei pea igapäevaselt koolis käima, kui me nägime, et lapsed, kellele see sobis, see toetav või õpilased, kellel on teatud ühesõnaga vaimsed probleemid, kuidas seda koolikeskkonda neile ühesõnaga vähendada ja anda neile võimaluse kodus õppida. Muutumine ise ja avatus muutustele, et võib küll jääda väljastpoolt selline tunne, et kool on selline üsna stabiilne ja stagneerunud süsteem, aga tegelikult need muutused toimuvad siin sees kogu aeg. Ja võib-olla praegu nüüd distantsõppe ja koroona olukorras neid muutusi on lihtsalt rohkem näha ja võib-olla see hüpe on kiirem. Aga see vajadus muutumise järgi, see võiks jääda. Jah, kindlasti. Ja kindlasti võiks jääda ka koostöö, et me oleme pikki aastaid juba just teiste inglise keele õpetajatega koostööd teinud ja jätkasime seda veel tihedamalt siis kevadel ja jätkame seda ka nüüd. Et ma arvan, et see võiks kindlasti jääda. Kool peab jääma, sest see on väga tähtis osa ühiskonna elust ja ilma selleta me lihtsalt ei saa. Õpilased, õpetajad ise ja kindlasti lapsevanemad. Lapsevanemad mulle kirjutasid ja helistasid ja paljud neist olid väga-väga kiiresti väsinud sellest koduõpetaja rollist.
ma arvan, et see on tulevikus või tulevikku hea kaasa võtta. Et ongi, ei ole kogu aeg terve aasta selline sarnane ühesugune koolis käimine, vaid me varieerimegi. Vahepeal ongi kodus. Ta ise vastutab, ise kontrollib, ise planeerib, ise teeb ja saadab need asjad ära, mis ta teinud on. Versus siis ta tuleb siia ja saab oma sotsiaalseid oskuseid arendada, oma avalikku esinemist arendada ja nii edasi. Et ma arvan, et see variatiivsus on siin, mille me võiksimegi tulevikku kaasa võtta, kus ühel nädalal on ühed oskused, mis arenevad, teisel nädalal on teised oskused, mis arenevad ja niimoodi me leiame kõik need oskused, mida noortel on vaja rohkem arendada ja me saame selle siis tulevikus üha efektiivsemalt käiku panna. Mulle meie koolisüsteem meeldib, et ma loodan, et me jätkame ka edaspidi niimoodi, et me ei lähe nii-öelda tagurpidi tagasi, et selline see, et mul on kontaktõpet on natukene vähem, see annab mulle rohkem aega selleks, et ma saaks õpilaste tööde tagasisidestamisega tegeleda ka siis, kui ma ei ole õhtul väga väsinud juba, vaid ka päeva ajal seda teha, et see annab palju juurde ka tundide ettevalmistusse. Ma loodan, et me sellega jätkame. Et mis muutusi teeme esimese ringi kõigepealt selle, et mis muutusid, on teil mingeid muutusi sel sügisel võrreldes eelmise sügisega ja mis see kevad siis õpetas? Et alustame siit, Merike, teist. Jah, meie koolis on muutused täiesti olemas ja väga lihtsalt põhjusel, sellepärast, et nii nagu eelmises plokis meie õpetaja Anna-Liisa ütles, et õpetajad tegid tohutult palju tööd, tegid tohutult palju materjale, erinevaid keskkondi õppisid ja õpilased samamoodi tegid seda, mida nad võib-olla igapäevaselt koolis ei teinud. Siis ei saa jätta seda lihtsalt niisama kasutamata. Ja selge on ka see, et kõik need õpilased, kes mingil põhjusel kas puuduvad pikemalt, kas on sportlased, kes käivadki väga harva koolis, sest nad käivad erinevates spordilaagrites ja kõike muud, et oleks võimalik paremini õppida. Ja lõppude lõpuks on ju meie eesmärgiks ka eelkõige õpilase pädevused, seega ennast juhtiv õpilane, et ise planeerida oma aega ja õppida. Ja sellepärast meie arutasime oma õppekava läbi ja otsustasime, et kindlasti jätame nädalas ühe päeva virtuaalõppekeskkondade päevaks. See tähendab seda, et kui meie tunnid olid siiamaani 75 minutit tunnid nädalas, ühes perioodis oli siis 21-75 minutilist tundi, siis me nüüd panime tunnid 4 päevale nädalas, ühe tunni pikkus 60 minutit ja nii tuli igast tunnist, mida oleks pidanud olema 3 korda nädalas, 15 minutit. See jäi siis reedeks, jääb see 45-minutiline individuaalõppetund, ütleme siis virtuaalsetes keskkondades, kus õpetajad annavad ülesanded, mis nad peavad tegema, kuidas peavad tegema. See on ka päev, kus käiakse muuseumides, õppekäikudel, KIKI-projektid ja eesmärk on see, et ühelt poolt kontaktõppetunde jääb 3 tundi alles nädalaks, et kontakt ei vähene. Aga tuleb juurde siis üks päev digiõppekeskkonnas ja nüüd me esimesi järeldusi ja asju tegime, et otsus on see, et me jätkame järgmisel perioodil, et see on meie kõige suurem muutus. See on ju päris suur muutus, et siin veel võib-olla vara öelda, et kas see nii-öelda on siin veel praegu selline vaheolukord, et kas see on osaliselt koroona ohu tõttu või see võikski niimoodi jääda, et tõenäoliselt on veel vara hinnata? Ja seda on vara hinnata, aga kui me pädevusi vaatame ja mõtleme, siis tegelikult gümnaasiumi õpilane peaks suutma oma aega planeerida ja anda ka talle selle võimaluse, et kui ta teeb endal pikemad päevad kuskilt poolt, et ta saab reedel tegeleda võib-olla sellega, mis teda rohkem talle meeldib, mis teda huvitab rohkem. Ja siis ta jõuab oma asjad teha ka teistel päevadel ära. Et just see, et ma ise planeerin, ise mõtlen, ise otsin, ise teen. Väga hea, aitäh. Ene, kuidas teil on muutusi?
Jah, võib-olla kõige selline suurem ja kõige silmanähtavam muutus on see, et me muutsime koolipäeva algusaega. Et kui see kevadine distantsõpe oli mõned nädalad kestnud, siis me võtsime otsuse vastu, et meil algavad kõik tunnid täistunnil ja alates kell 9, ehk esimene tund hakkab kell 9, teine kell 10 ja nõnda edasi, sest inimestel ju põhimõtteliselt aega oli kodus ja nii oli ka hea meeles pidada, millal nüüd keegi peaks videotundi näiteks tulema. Ja see kella 9 koolipäeva algus, juba kevadine tagasiside oli õpilastelt, ka tegelikult õpetajatelt ja ka lapsevanematelt oli selline positiivne. Nii et me siis tegimegi otsuse, alustame koolipäeva hiljem, aga jah, 9 on natuke liiga hilja, kui mõtleme koolipäeva lõpu peale, et me alustame koolipäeva 8:30. Ja me mitu aastat oleme juba teinud ka selliseid uuringuid ja küsitlusi õpilaste ja vanemate hulgas koolipäeva algusaja kohta ja alati on need muutused põrkunud sinna taha, et jah, tahaks hiljem alustada küll, aga äkki saaks lõpetada samal ajal. Ja nüüd sellel sügisel üllatus, ka see realiseerus, et me alustame pool tundi hiljem ja lõpetame 5 minutit ainult hiljem. See tuleb sellest, et meil on kõik vahetunnid 10 minutit. Meil ei ole ühtegi 20 minutist söögivahetundi ja koolisööklas söömine toimub sellise jooksva graafiku alusel vahemikus 11 kuni kell 1. Jah, mõned õpilased küll mingitest tundidest, kas lõpust või algusest peavad minema, aga see tegelikult väga hästi sobitub. Meie kõige kitsam pudelikael koolimajas söökla on nüüd väga lahedalt rahvastatud või ühesõnaga ongi üks lend korraga. Nii et kui meil vaja ka lähikontaktseid kindlaks teha, siis on see ka väga lihtne. Ja kui vaadata seda koroonahirmu, siis viroloogid ütlevad, et lähikontakt on vähemalt 15 minutit ja lähemal kui 2 meetrit teoreetiliselt. Kui kõik vahetunud 10 minutit, siis ei ole võimalik, teoreetiliselt ei ole võimalik nakatuda. Et see on aga ütleme, et see koolipäeva hiline algus, see läks väga valutult nüüd. Teine asi, me võtsime kevadel, kui see distantsõppeperiood algas, vastu otsus, et kõik valik- ja suunained gümnaasiumis on arvestatud, mitte arvestatud süsteemis, mitte numbrilised ja see nüüd jääb meil kehtima ka, tegime õppekava muudatusega nüüd edaspidiseks. See on teine selline suurem muutus. Ja võib-olla kolmas asi, millesse me varem suhtusime natuke ehk võib-olla natuke ettevaatlikult ja võib-olla õpetajad arvasid ka, et kui see tund ei ole see tund, kus mina olen, siis võib-olla ei ole see ikkagi see tund, siis nüüd meil on juba õppeaasta plaani planeeritud, iga kuu on vähemalt üks juhendatud e-õppepäev, et kus siis õpetajad teevad oma töökoosolekuid, et nad ei peaks pärast tunde või mingitel õhtuaegadel neid asju arutamise arutada ja õpilased on siis juhendatud e-õppel. Et võib-olla sellised muudatused, 3. Väga põnev. Aga lähme edasi, kas teil on sügis tulnud teisiti? Tere minu poolt ka ja tõepoolest, et sellel aastal on ka meie pidanud mõningates asjades tegema järeleandmisi või mõningaid asju tegema teistmoodi. Aga enamasti ütleme meie koolis, kuna minu kool on ikkagi selline väike kool, meil on 140 last ja algkool ainult, ehk siis 1–4 klass, siis kõige enam muudatused, nii nagu siin eelpool öeldud juba, on ikkagi koolikorralduslikud. Kuidas me mingeid asju teeme selleks, et vähendada kontakte, hajutada ja selleks, kui tekib mingisugune olukord, kas on mõni haige või on lähikontaktne, et siis me suudaksime kooliga edasi toimetada selliselt, et me ei peaks kõiki lapsi koju saatma. See on põhiline. Kõik need samad asjad, mida eelpool juba nimetatud, söögivahetundid on hajutatud, käivad klasside kaupa. Meie koolihoone on ehitatud õnneks, millega me saame me kasutame ära need võimalused, mis meil on, nii nagu kõik koolid, eks ole, et meil on see võimalus, et meil kõik klassid saavad omale eraldi sissepääsu koolimajja, et nad ei pea tulema ühest uksest. Et see on juba üks asi, mida me kohe tegime ja teine asi on osad muudatused on seotud meie väärtushinnangutega või meie kokkulepitud väärtuste muudatusega või siis me peame neid asju teisiti tegema. Näiteks koostöö vanematega. Meil on kokku lepitud, vanemad koolimajja ei tule, kuigi meie üks väärtus on tihe suhtlus vanematega. Me peame seda tegema kuidagi teisel viisil. Ja teine asi, mida me õpetajatega oleme õppetöös sisuliselt muutnud, on see, et me peame õpetama lapsi selliselt, et võib tulla iga hetk vajadus õppida iseseisvalt. Ehk siis selline õpioskusele pööratud tähelepanu rohkem tavapärasest. Ja informatsioonivahetus vanematega läbi siis erinevate kanalite. Võrreldes varasemate aastatega on see nagu võib-olla ka selline muutus, mida me oleme
teinud siis süvendatult või millele me rõhku paneme, on informatsioon ja kommunikatsioon väljaspoole, kasutades siis muid kanaleid kui otsesuhtlus. Et see on nagu üks asi, et ja noh, muud väga palju asju, mida me oleme ise pidanud õigeks, oleme pidanud teistmoodi tegema. Kas või see sama, et me hommikuti koguneme terve kooli perega, meie peretunne, me oleme pidanud sellele leidma mingit alternatiive. Ehk siis meie peretunne, tuleme hommikul 140 last kokku, teretame, teeme hommikuringi, võimleme, et neid selliseid suuri üritusi, noh, üritused teatavasti ühendavad. Ei ole olnud, aga noh, tulebki olla leidlik ja loov. Eks see kevadine kodus olemine andis selleks ka kindlasti tõuke, et kui sa tuled mugavustsoonist välja, siis kindlasti paneb see tööle ka mingis mõttes loovuse. Et see on andnud tõuke selleks, et jälle mõelda uusi toimetamisi, kuidas teha, mismoodi teha. Et aga noh, üldjoontes on ikka kõik enam-vähem nii nagu igas Eestimaa koolis, ma arvan. Noh, kõigil ei ole muidugi eraldi sissepääsusid ja võib-olla veel mõningaid asju, aga ja meil ei ole ka, meil on ühekorruseline hoone. See tähendab seda, et trepikojas ei ole ka vaja kuidagi sul hajutada. Ja tualetti oli ka täpselt nii palju, et igal klassil on, mitte igal lapsel, igal klassil on oma tualett. Esimene klass käib, et ei oleks sellist ristkasutust. Et see oli, noh, kasutasime ära olemasolevaid võimalusi. Aga ma küsiks selle õpioskuste kohta, et see kõlab nagu põnevalt, mulle tundus, et see oli üsna kriitiline, see nii-öelda enesejuhtimise oskus ja õpioskus, iseseisev õpioskus kodus, et see oli see, mis nii-öelda kevadel tegi vahe sisse, et nendel lastel, kellel see oli olemas, nendel läks asi lihtsamalt ja noh, ilmselgelt, mida väiksemad klassid, seda võib-olla vähem seda paratamatult on, et mis see muutus siin on ja kuidas see nii-öelda, ma ei tea, ütleme ka digikeskkonnaga hakkama saamine, kas siis nii-öelda esimesest klassist on väike selline ettevalmistus juba olemas, et järsku. No, mul on jälle hea öelda, sest et Lõuna-Tera on ikkagi Tartu Erakooli üks filiaale, et meil on kõikidel lastel olemas arvutid kooli poolt ja nad said seda ka kasutada, aga see õpe hakkab juba esimesest koolipäevast peale, et see andis meile sellise võimaluse paremini, neil oli see oskus juba olemas, ikkagi esimene klass läks ju distantsõppele kevadel, nad olid käinud 5 kuud vist koolis, et selle ajaga olid päris paljud keskkonnad juba selged. Aga noh, eks meil olid samad mured, eks ole, et kommunikatsiooniga õpetajate omavaheline võib-olla ja teine asi, mis on, et kõik keskkonnad ei olnud väga täpselt kokku lepitud. See on kevadine teema, aga see oskusteave oli olemas, lastel olid kõigil vähemalt seadmed olemas, et ei pidanud nagu ema või vennaga väga jagama. Ja teine asi, mis oli kindlasti positiivne need oskuste poole pealt, on see, et ma julgen küll väita, et tänased lapsed on ekraani ees kindlasti julgemad, enesekindlamad, tublimad, oskuslikumad kui minu eakaaslased võib olla. Et seda ma julgen kindlalt öelda, et see tuleb neil kindlasti paremini oskus välja. Tulevikuks kindlasti. Kuidas teil, et kas ma mäletan õigesti, et te teete ka natuke kuiva trenni nii-öelda võimalikuks uueks eriolukorraks? Jaa, ma ütlen kõigepealt, mismoodi meil sügis algas, et kuna meie koolimaja oli eelmisel aastal kapitaalremondis, siis meie otsustasime, et uude või remonditud majja sisenedes me katsume säilitada sellist tavapärast koolielu nii kaua kui võimalik. Et meil kõik klassid tulid kooli, käivad igapäevaselt, rakendame kogu tunniplaani ja sest et niikuinii kõik muu on uus, et meil on vaja kõigepealt oma uue hoonega sõbraks saada, kohaneda, tundma õppida tema võimalusi. Teiseks me elasime eelmisel aastal 4 erinevas õppekohas ja sellepärast me praegu vajame aega, et taas oma nagu kooliperega jälle ühtseks saada. Ja sellepärast meile tundus, et me ei taha rakendada midagi, mis töötaks nende eesmärkide vastu, et me ei tahtnud jätta osa õpilasi koju, me ei tahtnud kuidagi fragmenteerida uuesti koolipäeva ega õppeprotsessi. Ja siis hakkasime minema ja käime siiamaani, nii nagu me plaanisime. Aga üks eesmärk, mis me püüdsime endale hästi selgelt kirjeldada, oli see, et me võtsime eelduseks, et kevad oli ootamatu ja kõik osapooled tegid selles ootamatus olukorras nii hea soorituse, kui nad parasjagu selleks suutelised olid.
ja lepime nagu endaga kokku, et keegi ei süüdista kedagi, vaid lihtsalt uurime, mis seisus me olime ja mis seisus me tegelikult praegu oleme. Ja sellepärast me võtsimegi niisuguse uurimise vormi, et hakkasime klassilt alates esimesest aastast ja praegu oleme 4. aastani jõudnud korraldama igale klassile ühe digiõppepäeva. Et see on nagu digitrenn, et siis klass oleks nagu distantsõppel. Ta viibib koolis, kas ta on arvutiklassis või oma koduklassis sülearvutitega, aga õppetööd juhitakse siis läbi platvormid, nii nagu oleks lapsed kodus ja õpetajad nendest eemal korraldavad siis nende õppetööd. Üks eeldus või üks asi, mis kohe ei rakendunud, et me alguses kavandasime niimoodi, et klassiõpetaja või aineõpetaja ei viibi klassis, et klassis viibib haridustehnoloog ja võib-olla veel mõned tugiõpetajad, aga õpetajad ei ole kohal. Aga esimeses kooliastmest tuli välja, et ei saa, et niisugune nagu abitus ja koordineerimatus oli liiga suur, et ikkagi vähemasti esimesest 3. klassini on kohal ka aineõpetajad, aga ikkagi nad annavad sellisel viisil õppetööd korraldada. Ja sealt tuli rida väga olulisi järeldusi, võib-olla veidi hiljem nendest. See on väga põnev selles mõttes, et siis on nagu saab tegelikult näha, et mida need lapsed seal kodus ja arvutis siis nagu võib-olla teevad või saavad teha ja kus need takistused tekivad. Jah, me tegelikult tahtsimegi, et ka ühest küljest näha, milleks lapsed tegelikult suutelised on, aga teisest küljest ka seda, et õpetajad saaksid lähedalt näha, mis siis juhtub, kui laps on tema ülesannetega üksi arvuti taga. Heidi, kas Karlova koolis on ka mingeid muutusi sel sügisel? Jah, et võib-olla üks suur muutus on see, mis puudutab füüsilist õpikeskkonda, et kui meie siiamaani olid ainekabinetid ja õpilased liikusid, siis sügisest on meil pesaklassid ja kõik õpetajad liiguvad. Ja õpilased siis on oma kindlas klassiruumis. Samuti, nagu Rein ütles, et koolikorralduslik pool, et söögivahetunnid on hajutatud, siis me oleme ka sellest kuust leppinud kokku, et iga kuu esimesel täisnädalal on 2 paralleeli ühel päeval siis kodus distantsõppel, kus siis toimub ka juhendatud õppimine ja kokku on lepitud, et kasutatakse samu õpikeskkondi, mis siis koolis kontakttundide ajal kasutatakse. Oleme kokku leppinud reeglid, et kui vanemad või võõrad kooli tulevad, kuidas siis toimetada, kus registreerida. Et samamoodi nagu... Kuidas need pesaklassid, kas lastele ja õpetajatele meeldib või ei meeldi, tahaksid liikuda? Tahavad liikuda. Mõlemad tahavad, õpetajatel on väga keeruline, sest meil ei ole õpetajatel, ei ole ütleme, kui ei ole oma ainekabinetti, siis kus hoida oma asju, siis nad peavad jooksma ühest klassist, võtma asjad teise klassi, et see on väga keeruline. Ja ega õpilased ka, et kui see liikumine on piiratud, siis ei ole kerge olla nagu kogu aeg oma klassis või siis seal koridoris enda piiratud alal siis. Kui tegelikult saaks, siis jah, et see on praegu, et me vaatame, kuidas olukord laheneb. Kuidas teil on sügis samamoodi kui varasemad või on mingeid ümberkorraldusi? Kindlasti ei ole samamoodi. Ma arvan, et mitte üheski koolis ei ole asjad samamoodi, nagu siin praegugi kuulsime. Ja ei saa ka enam mitte kunagi olema just nimelt, et me oleme ikkagi täiesti uues reaalsuses. Et meie kool on väga suure õpilaste arvuga. Ja kui me sügisel alustasime, siis kõik need Terviseameti soovitused ja Tartu linnavalitsuse Terviseameti ettekirjutused ja linnavalitsuse soovitused, et need ju rõhusid sellele hajutatusele ja inimeste vähemale kokkupuutele üksteisega ja me mõtlesime päris pingsalt, et kuidas me seda oma kui majas teha saame, sest majas on väga vähe ruumi. Ja
me mõtlesime, mängisime läbi ka need pesaklasside või koduklasside süsteemi, meil ei jätku igale klassile ruumi. Ja siis me läksime seda teed, et 2 esimest septembri nädalat me olime kõik koolis ja meil oli tavapärane õppetöö, õpetajad püüdsid selgusele saada, mida õpilased tegelikult oskavad ja teavad, mis sealt kevadisest distantsõppest nagu on meelde jäänud. Väga huvitav, mis see pilt oli? Pilt oli väga kirju ja õpetajad olid, see teadmine tegelikult oli juba kevadel, et need õpilased, kes koolis igapäevaselt käies olid väga edukad ja said hästi hakkama, et nende nii-öelda oskused, teadmised natuke langesid ja üllatus oli see, et need õpilased, kellel koolis olid nagu raskused, nad ei tulnud toime, et mõne niisuguse õpilase oskused, teadmised olid hoopiski nii-öelda tõusnud. Kindlasti mängis siin väga suurt rolli kodutoetus, sest eeldada võib, et need lapsed, kes tulid igapäevaselt toime ja olid koolis edukad, et nende kodupoolne toetus oli natuke väiksem või nad siis ise nii-öelda leppisid vähemaga, eks ju. Aga jah, et me nagu need 2 nädalat siis õpetajad vaatasid, et mida osatakse ja mida mitte ja me juba augustikuus planeerisime, et me sellest õppeaastast viime läbi e-õppe nädalad lendude kaupa. Sest selgus, et õpilastel jääb vajaka oma aja planeerimise oskusest, päevakava koostamise oskusest ja iseseisvast õpioskusest. Et need on nüüd need 3 niisugust põhilist asja, millele me püüame kogu selle õppeaasta jooksul erilist tähelepanu pöörata. Ja miks nädal ja mitte üks päev? Sest me tahame, et õpilased ise planeeriksid oma õppimist kodus. Õpetajad panevad reede õhtul kella 5 kogu järgmise nädala õppematerjalid ülesse, annavad teada ka, kuna on kontaktõppetunnid, Zoomi-tunnid ja siis õpilased saavad ise planeerida oma nädalat. Kas nad tahavad õppida näiteks ainete kaupa hoopis, et üks päev matemaatikat, teine päev eesti keelt või nad jaotavad ise selle kuidagi ära, aga et nad ise saaksid planeerida. See on juba 1. klassist? Ei, see on alates 4. klassist ja 2. kooliastmest. Et me nüüd oleme nagu saanud läbi teha kõikide klassidega, välja arvatud 5. klassid, sest 5. klassidel oli lihtsalt nüüd esimesel veerandil niivõrd palju õppekäike, mis olid seotud erinevate projektidega ja sellega, et kevadised õppekäigud nende projektidega jäid ära ja nüüd nad lihtsalt niimoodi kulmineerusid kõik sellele esimesele veerandile, et siis 5. klassid, need päevad, kui nad olid õppekäikudel, siis nende jaoks olid need päevad e-õppepäevad nagu 1 päeva kaupa. Ja koolis eelnevalt siis õpetajad, klassijuhatajad juba nii-öelda septembri esimestes klassijuhatajatundides aitasid õpilastel seada endale selleks õppeaastaks eesmärke, et iga õpilane pidi iseenda jaoks püstitama eesmärgi. Klassijuhatajatundides nad pidid õppima oma päevaplaani tegemist, oma õppetöö planeerimist, et jah, esimene nii-öelda veerand on nüüd niimoodi läbitud ja just eile oli meil koolis niisugune koostööpäev, kui me õpetajatega tegime kokkuvõtteid ja me otsustasime, et me teisel veerandil jätkame samamoodi. Järelikult oli nii-öelda lühidalt öeldes, võiks öelda, et edukas või mitte liikumine? Jah, on parendust vajavaid kohti nagu ikka, eks, aga koolis me ju selleks käimegi, et õpime. Et mõni lapsevanem on nagu andnud tagasisidet ja öelnud, et laps ei ole seda ju õppinud, aga ta tulebki kooli uut asja õppima, eks ju, ta nii-öelda õpib ka e-õppepäeval või e-õppe nädalal just nimelt uusi asju, et see ongi nagu õppimise koht ja kindlasti on nagu see kokkulepe ka, et kui õpilased tulevad e-õppe nädalalt, siis õpetajad mitte ei tee kohe kontrolltöid või ei anna nii-öelda hindeid, vaid nad kõigepealt vaatavad, mismoodi lapsed on hakkama saanud, mida nad on nagu omandanud ja kus on nagu
kitsaskohad ja tasandavad seda, et sellepärast ongi nagu see nädal, et õpilane saab ise planeerida, saab ise juhtida, aga nii-öelda akadeemilistest teadmistest selle nädalaga ei teki nii suurt lünka, et seda ei oleks võimalik hiljem koolis tasandada. Ja ühe veerandi jooksul üks nädal, et seda ei ole nagu väga palju meie arvates. Aga igal juhul kõlab põnevalt ja ma ütleksin, et täiesti uurimisväärt, et just seda, et kuidas need lapsed siis seda nädalat üles ehitavad, oleks väga põnev teada, et kas õpitakse nii, et esmaspäeval õpin matemaatikat ja geograafiat ja teisipäeval midagi muud, et väga erinevalt muide kevadise tagasiside pealt ka, et õpilased ütlesidki, et oli õpilasi, kes õppisidki nii, neile meeldis see, nad said nii-öelda keskenduda ühele õppeainele ja oli õpilasi, kes siis jätsid kõik viimasele päevale ja siis olid niimoodi hädas, eks, et liiga palju on. Aga vaatame nüüd korra paari välismaa kogemust, et siin nii kevadesse kui sellesse sügisesse mõned pilgud. We use Google Chat meetings a lot more than we did before. If Marianne has a home office one day because she's like there, or or if it's something else, she just can plug on, and the 3 other teachers sit in the room in the school, and they can still do the collaborative work without sitting in the same room. In higher education, we have had for several years now. We have had. The idea has been to provide also lessons where students can take part of these lessons freely on the time they themselves choose. And actually during this time we have taken into use more transversal equipment which provide like for instance in art schools, in universities of art or art schools for younger pupils, we didn't used to have distance lessons for pianists or violin players or something like this, and now we also have experience about this, and actually this can be very good on equality to provide also this kind of education in northern parts of Finland, for example, in the future. But this is one example of this kind of new skills. In March, it was decided that all the pupils were split into the teachers. So each teacher had a list of 10 to 15, 16 people to call twice a week, to know where they're at and to know how they handle it, to know how they work at home, to know how it goes. And I think this was the most important thing during this time of the year. And it was really important to do it. Some parents were working, well, the pupils were working pretty well, and the parents told me everything went fine. So I told them, well, maybe I can stop calling you or call you once a week instead of 3 times or twice a week. And they each time they told me, oh, we're so happy to have you on the phone. So please keep calling us twice a week. And it took us a long time each day to do it. But it was really important for the parents and for the kids to know that the school was still there. And it was not specified to my school, but some schools didn't do it. And it was kind of a pity because the parents knew that other schools did it and not theirs. And they were not feeling great about that. Well, at this beginning of the year, we were asked to check all the internet connections for the pupils and to know which one doesn't have internet or computer at home. So we gave them stuff to send us back on internet, or we worked around it so that now we know
who has or who doesn't have internet or who has or who doesn't have a computer at home. Today was the last day to do it. And I would say, like, to my school with a little bit more than 500 pupils, and I'd say that 50 of them don't have a computer or an internet. They have an internet connection, but on their cell phone, which is not enough for them if we have to go back into a confinement. Ma teen hästi lühikese kiire tõlke siin, et vabandan selle tõlke puudumise pärast, et Norra näide oli siis sellest sügisest, et kui õpetaja on haige, et mida siis teha, et siis on nii-öelda tugiisikud koolis, klassis, kes siis aitavad seda õpetajat nii-öelda distantsilt vahendada, et pärast siis küsimus ka teile, kas te olete mõelnud või kas te olete pidanud juba seda sel sügisel praktiseerima, et õpetaja on haige ja lapsed, mis ei ole muidugi ka ütleme, mõnel muul sügisel võib-olla nii ebatavaline olukord, et õpetajad ikka vahepeal on haiged. Soome kogemus oli siin selles, et nii-öelda aha-elamus, et ka kunsti ja muusikat saab distantsil õpetada ja tegelikult, kui ma ise mõtlen tagasi oma nii-öelda lihtsalt lapse kogemuse peale, siis minu arust olid väga ägedaid loovaid lahendusi just kehalise kasvatajastuse ja kunsti ja muusika õpetamisel siin, et selles mõttes oli see, ma arvan, et pani see eriolukord küll meid nii-öelda loovamalt lähenema asjadele. Ja viimane näide Prantsusmaalt oli siis sellest, et nad pidasid kõige olulisemaks seda, et õpetajad võtsid ja helistasid iga nädal 2 korda kõikidele lastele või lapsed olid siis ära jagatud õpetajate vahel, et selline individuaalne lähenemine, mis mingis mõttes on ju ka eripärane, et kui lapsed on koolis ja klassis, siis nad on ikkagi nagu grupiga, eks ole, et sellist üks-ühele lähenemist, ma arvan, et see on päris nagu unikaalne. Ja Prantsusmaa kogemus oli ka siis see, et nende 500-ses koolis siis umbes 50 lapsel ei olnud kas arvutit või internetiühendust, et eks siis umbes 10% oli see tehniline probleem. Aga küsin tõesti just selle individuaalse tagasiside poole pealt, et kas keegi teist rakendas seda ja mis määral ja kuidas, sest see tegelikult on õpetajal ikkagi väga suur koormus ka 10 minutit iga lapsega või lapse ja lapsevanemaga, kui on väiksemad lapsed võib-olla rääkida nädalas, et kuidas, ma ei tea, hakkame seekord võib-olla sealtpoolt otsast pihta, teisest otsast, et Rutt, kuidas Veeriku koolis? Meil oli nii, et esimene kooliaasta kevadel nendel oli nagu põhiline eesmärk laste lugemis- ja arvutamisoskuse kujundamine. Ja kõik klassiõpetajad kutsusid õpilasi 3-4 kaupa Zoomi tundi, kus siis loeti õpetajale ette, arutleti selle teksti põhjal, et klassiõpetaja sai ka niimoodi nagu personaalsemalt õpilastega suhelda. Kõik klassijuhatajad kontakteerusid oma õpilastega, et vähemalt kord nädalas oli nagu see asi, et olid Zoomi klassijuhataja tunnid, kus siis saadi nii-öelda omavahel suhelda ja rääkida, et kuigi lapsed ütlesid, et tahaks kokku saada ja nii edasi, et see kokkusaamise igatsus ja kooli tuleku igatsus oli ka 3. kooliastme õpilastel nii suur, et see oli rõõmupäev, kui nad siis kevadel hajutatult pidid neid õpikuid kooli tagasi tooma, eks oma kotikestega, et siis väljas ikka taheti kokku saada ja saadi ka ja kallistati ka, et nii ammu polnud ju üksteist näinud. Et see oli kindlasti, aga veel suurem probleem oli tegelikult õpetajatega ühenduse võtmist, sest õpetajad olid nagu mitme surve vahel, eks ju, lapsevanemad, õpilased, koolijuhtkonda, nad pidid kõike avastama, niimoodi teistmoodi tegema oma töökavasid ja õpetamise metoodikaid muutma, et see oli nende jaoks ikka äärmiselt raske, et me enda koolist saime ka õpetajatega kokku ja Zoomi keskkonnas ja rääkisime ja õppejuhid võtsid veel eraldi ühendust ja mina võtsin mõnega ühendust niimoodi eriti nendega, keda me nagu tunnetasime, et siin võib nagu läbipõlemine tekkida, et me püüdsime nagu igatepidi toetada neid inimesi. Aga inimene on sotsiaalne olevus ja ta tahab suhelda, et ilma selleta ei saa me kahjuks tänapäeva ühiskonnas ikkagi hakkama. Aitäh! Heidi, kuidas Karlova kool, kas jaksas teil sellist individuaalset tuge pakkuda? Nii ja naa. Et nii nagu Rutki ütles, eks klassijuhatajatele langes see kõige suurem raskus, aga ma väga kiidan meie tugimeeskonda.
et nii abiõpetajad kui siis eripedagoogid ja kõik, kes siis tugimeeskonda kuulusid, kaardistasid ära, ütleme just need, kellel olid raskused ja tegid personaalseid tunde ja toetasid neid siis lisaks veel klassiõpetajale. Kas see oli siis kuidagi läbi klassijuhataja sellise taju, et laps on kas kuidagi ära kadunud või võib-olla teadmised ei ole nii... Tugimeeskond ise võttis, ühesõnaga meil oli ära kaardistatud tabelina, kus siis klassijuhatajad märkisid sellise personaalse õpilase ja mis ta vajadus on ja siis telefonidel suheldi ja siis lepiti kokku, kuidas moodi see toetamine käib. Ja kuna meil tugisüsteem on minu hinnangul töötab hästi, et siis need abiõpetajad, kes teatud õpilasi kogu aeg toetasid, koos klassijuhatajaga siis pärast toimuski see arutelu ja võtsid individuaalselt lapsega ühendust ja lapsevanemaga ja toimus siis õppimine nende abil. Ja siis me selliseid suuri töökoosolekuid või selliseid koosolekuid läbi Zoomi ei teinud. Meie lähenesime nii, et aineühendused said kui me õpetajatest räägime, said iga nädal kokku ja siis toimus nagu personaalsemalt see arutelu ja vestlus ja laiendatud juhtkond siis, kus on aineühenduse juhid, olid ka iga nädal koos, nii et see info kogu aeg liikus, me saime selle info nagu seda infot teada ja tegime loomulikult küsitlusi ja mida ma ise alustasin, oli see, et ma mõtlesin või ma proovisin personaalselt iga õpetajani nii jõuda, et ma helistasin õpetajatele. Kahjuks ma kõikideni ei jõudnud, vabandan Karlova õpetajad. Aga et lihtsalt kuulda, kuidas neil läheb, mis on mureks ja väga hea oli kuulda, kui õpetaja ütleb, et oi kui tore, et sa helistasid ja et me saame hakkama ja selline positiivne tagasiside oli. Ma kujutan ette, et see on hästi oluline sellises nii-öelda üksi pingutamises ja. Ma lisaksin siia juurde veel, et meil oli koolis samamoodi, et kui klassijuhataja nägi, et õpilane hakkas ära kaduma, nii-öelda, et ei jõudnud Zoomi tundidesse ja vaikus, siis me leidsime oma koolist need õpetajad, näiteks oskusainete õpetajad, kehalise kasvatuse õpetajad, kelle me panime siis nagu sellele õpilasele nii-öelda tugiisikuks ja ta võttiski igal hommikul selle õpilasega ühendust ja nii-öelda koordineeris tema õppetööd kodus, sest vanemad olid tihti ikkagi tööl, oli ka selliseid töökohti ju kus vanem ei olnud kodus ja siis me need lapsed saime niimoodi pinna peal hoida. Väga hea. Hiia, kuidas teil? Õpilaste ja õpetajad? Kuna Tartu linnas olid ilmselt kokkulepped ka kõikide koolide vahel, siis meil ilmselt mitmed ideed lähevad hästi kordusesse. Meil oli niimoodi, et kõikidel õpetajatel ja klassijuhatajatel oli vabaduskanaleid ja suhtlusvorme valida ja kuuldavasti olid kasutusel väga mitmesugused. Ja muidugi oma spetsiifiline sihtgrupp on ja oli ka karantiini ajal sotsiaalpedagoogidel ja eripedagoogidel ja nemad püsisid ka või tegid head tööd nende lastega, kellel on võib-olla suurem risk õppeprotsessist välja langeda. See individuaalne töö oli ka ikkagi suunatud pigem rohkem tuge vajavatele lastele. Ja võib-olla kõik ongi nii nagu ilmselge, aga et võib-olla oli selline tore protsess, mis käivitus, et oma ametist tulenevalt jäid mõned õpetajad ju natuke nagu tööta, näiteks pikapäevarühma kasvatajad ja nad hästi liitusid nagu klassijuhatajate, klassiõpetajatega ja võtsid endale kas individuaalseid, tähendab eraldi õpilasi kureerida või õpilaste gruppe või teatud ülesandeid täita. Et niisugune kummalisel kombel, kuigi koolipere oli lahutatud, kodudesse suletud, toimis mõnel puhul koostöö ägedamalt, kui see tavalises koolielus aset leiab. Väga tore, kui see niimoodi jätkub uues normaalsuses. Kuidas teil?
vist natuke eelmise töötoa teema see, kuidas kevadel oli, aga noh, me võime kiirelt ülevaate teha, meil saab varsti aeg läbi, et aga tegelikult põhimõtteliselt on niimoodi, et meil oli käiks samamoodi. Aga mis me nagu teistmoodi tegeme, et kõik need inimesed, kes olid, näiteks meil on eelkooli õpetaja täiskohaga tööl, temal parasjagu sellel ajal tunde ei ole, tegi individuaaltunde, eripedagoog tegi individuaaltunde ja kuna kogu see distantsõppeperiood ka nüüd on hästi üles ehitatud ikkagi koostööle, et kõik õpetajad omavahel olid tihedas kontaktis. No, meie kooli omapära ongi see, et meil valmistavad tunde ette õpetajad koos vähemalt 2 kaupa, või siis ka 3 kaupa. Et see muideks on ka praegu niimoodi, kui nüüd juttu oli siin asendamistest, siis see oli ka see, et meil ka seda kasutame praegu ära, kuna õpetajad valmistavad koos tunde ette, siis tegelikult pool kodus olemise ajast saab õpetaja ikkagi panustada sellele ja teine õpetaja on siis, paneste klassid kokku ühesõnaga, paralleelklassid kokku, et nad saavad ikkagi, üks saab olla klassiruumis, teine saab olla kodus. Et see on nagu selle asendamise. On seda toimunud ka või see on valmisolek? Absoluutselt on toimunud, meil oli nädal aega inimesed olid kuidas öelda siis, lähikontaktsetena kodus. Mina ise samamoodi, meil oli iga nädal koosolekud, kus me tegime ringi, mitte ükski laps ei jäänud kõrvale seetõttu, et meil oli pidev seire kogu aeg, hästi tihe kontakt vanematega. Selge see, et õpetajate tööaeg oli pikem, kui ta on praegu ja oli enne, just kevadel, seetõttu, et oli sellist individuaalset suhtlemist rohkem, ettevalmistust kaugelt rohkem. Mina juhina olin ka kodus pildis, püüdsin olla kodus pildis, see tähendab seda, homme ma osalen ka haridusfestivalil, homme mitte siis vaadata, kuulata, kuidas ma siis juhina nagu oma inimesi ja oma meeskonda koos hoidsin. Et jah, et tihtipeale on niimoodi, et distantsõppe ajal või üldse põhisuhtleja on klassijuhataja vanematega ja peredega ja kontakt on läbi klassijuhatajate, et direktor ei oleks ära kadunud pildilt, siis ma üritasin ka ennast pildile sättida nii palju kui võimalik, et see oli minu roll ja see kindlasti aitab. Et meil oli ka muideks, viisin läbi ka nii-öelda arenguvestlusi töötajatega, tegin personaliotsingu läbi tollel kevadel, sellel kevadel, mis oli ja siis oli meil ka nii-öelda ühine õhtune koosviibimine ka Zoomis, mida me ka praktiseerisime, mis meil on nagu koolis ka selline traditsioon töötajate motivatsiooni hoidmiseks. Mina jälle tahaksin ütelda, et nii tore oli sellel kevadel mitte pildis olla direktorina, et sai pidada lihtsaid inimlikke vestlusi telefoni teel või mis õpetajatega, töötajatega. Ja ma arvan, et see oli selle perioodi üks suur väärtuslik kogemus. Ma küsiks siis võib-olla vaadates uuesti sellesse sügisesse teilt, et kas see valmisolek ja see, ma ei tea, võib-olla ka tõesti juba reaalsuses ette tulnud olukord, et õpetaja peab olema haige või siis isolatsioonis ja mis siis juhtub koolis? Jah, ma saan, aga siiski ma võib-olla, kuna kõik rääkisid kevadist kogemust hästi lühidalt, Reinu mõttest jätkates ka minu kõige suurem eesmärk oli, kuidas mitte ise pildil olla, vaid kuidas meeskonda koos hoida. Ja me leppisime kokku, et iga nädal oli meil esmaspäeviti juhtkonna koosolek, esmaspäeva õhtuti pärastlõunati oli siis kõikide õpetajate infokoosolek, siis teisipäeviti klassijuhatajad, kolmapäeval olime tugispetsialistide koos, iga päev olid mingid ainegrupid, et üsnaga tegelikult ja klassijuhatajad tegid iga nädal, pidid tegema iga nädal ühe klassijuhataja tunni lihtsalt nagu vestlusena, et seetõttu nagu inimesed olid pildid. Aga nüüd see teine küsimus, mis meie ploki teema on, et jah, meil on sellel sügisel juba üsna mitu kogemust, kus õpetaja on kodus ja klass on koolis. Ja õpetaja siis teeb klassist videotundi, keegi peab tal siis selle Zoomi käivitama ja niimoodi juhtus juba 2. septembril, kui õpetaja tegelikult läks koroonaproovi tegema väikse nohuga, loomulikult oli kõik temaga korras, aga lihtsalt neid olukordi on meil olnud üsna mitme selle sügisel. Ja selle kogemuse oleme juba saanud ja nüüd vahetult enne vaheaega oli ka selline kogemus, kui üks osa klassist oli kodus, pidi olema siis lähikontaktsetena isolatsioonis ja pool klassi oli koolis. Õpetaja tegi siis sellist, no ma ei tea, meil on nimetatud Eestis seda põimõppeks ehk siis blended learning ehk et kuigi see blended learning on midagi muud natukene, aga nii, et õpetaja oli reaalajas korraga nii kodus kui ka klassis. Hübriidõppe jällegi üsnaga nende terminitega on hästi tohutu segadus, see on ilmselt eraldi teema, aga jah, et see õpetaja ütles, et kuna see klass oli väike, ta oli 10 õpilast, pooled kodus, pooled koolis, ta oli tohutu tehnika, ta sai sellega hakkama, aga ta ütles, et ta ei kujuta ette, kui ta peaks olema niimoodi
kodus või koolis? Ei, ta ise oli koolis. Ta ise oli poole klassiga koolis ja pool klassi oli siis kodus ja kõik osalesid laivis õppetöös, et see kogemus on meil olemas. Aga me leppisime õpetajatega kokku veel ka seda, vaatame, kaua see süsteem toimib, praegu toimib, et me kollegiaalsuse põhimõttel üksteist asendame, me iialgi ei tea, kuna meil endal võib vaja minna kodus olla ja see on toiminud küll nii, et kui õpetaja peab olema distantsil, ootab ma ei tea proovi tulemust, sest igasuguse väikse nohu ja köhatusega ei tule me ju kooli praegu, et siis ta valmistab tunnid ette, ta on kodukontoris tööl ja keegi kolleegidest aitab siis ma ei tea, klassi tööle rakenduda. Ja tegelikult isegi 5-6 klass töötavad küll, kui nad selle töö ka üksinda või minimaalse tähelepanu alla, tegelikult on see täiesti võimalik. Et võib-olla see on see reaalsus, mida me tegelikult oleme juba rakendanud. Kuidas teil nii natuke kevadesse või sügisesse vaadates? No kui sügisesse vaadata, siis meil on ka üks kogemus sellega, et õpetaja oli haige nädal aega kodus ja andis kodus tundi. Tegime Zoomi klassis lahti ja siis tulid haridusosakonna poolt kaamerad, nii et siis teisest tunnist alates õpetaja nägi ka, mis klassis toimub. Aga keegi oli ikkagi klassis toeks siis või korrapidajaks? Jah, minagi käisin 2 tundi, et panin Zoomi tööle ja juhatasin tunni sisse. Et eks see olegi ja seesama meie uus õppekava, see, et reede on iseseisva tööpäev ja virtuaalkeskkonnas on ju see tegelikult, et õpetajad raputaksid välja oma töökavadest ja ainekavadest selle, mis on kõige tähtsam, kõige tummisem, mida on vaja õpilastega koos läbi võtta ja suudaks siis panna reedese peale sellised ülesanded, mis õpilane saaks ise. Ja meil on ära jaotatud kellaajaliselt, millal mingid õpetajad on olemas, nii et kõik ka need õpilased, kes nüüd ootavad koroonaproovi või on isolatsioonis või on niisama haiged kõhas, saavad helistada õpetajaga või Zoomis või meil on Google Meetis, on võimalik kontakti saada ja näha, mis on. Aga kui kevadest korraks vaadata, siis ega siin midagi juurde öelda ei ole. Kõik kolleegid on ära öelnud, et klassijuhataja peal oli põhirõhk, klassijuhatajad helistasid oma lastele, klassijuhatajatunnid olid. Õpetajatega meil oli vähemalt kord nädalas olid videokoosolekud olid ja juhtkonnaga oli vähemalt 2 korda nädalas, aga ma võiks öelda küll seda, et juhtkonnaga meil ei ole nii tihedat suhtlust olnud, kui sellel kevadperioodil võib küll öelda 24/7. Olid meil kõik kanalid lahti ja ükskõik, kus sa olid, kohe mingi uus uudis tuli, kohe oli vaja jagada ja muidugi 12-ndikud olid ju need, kellele oli vaja pidevalt muuta, sest kogu aeg oli ootus, mis saab riigieksamitest, mis saab UPT-st, mis saab lõpetamisest, mis saab koolieksamitest, et õpetajatel, klassijuhatajatel oli hästi suur koormus, hästi suur suhtlus ja ma väga loodan, et teiselt poolt see suhtlus läheb edasi ka sellel aastal. Aga vaatame siia lõppu veel ühe väikse lõigu lastest ja siis teeme ühe kiire lõpuringi. Mulle meeldib see, et lennud on eri korrustel, sellepärast et siis ei pea päeva jooksul korruste vahel jooksma. Ja sööklas on palju vähem inimesi korraga ja palju lühemad järjekorrad, kuna vahetunnid on ka lendude vahel ära jaotatud. Mulle ei meeldi, et lennud on erinevatel korrustel, sellepärast et ikka tekib sihuke huvi ja et näha nii-öelda 10-ndikke ja ka vanemaid klasse, et tekib kohe sihuke puuduse tunne kõikide nägusid näha ja sõpru näha. Aga jah, tõesti, sööklas on rohkem ruumis, see on tore. Käte desinfitseerimisvahend ja see, et haigena ei tohi kooli tulla. Varasemast on erinev kindlasti see, et nüüd ei tohi niisama teistele korrustele minna ja hügieen on kindlasti parem ja ma arvan, et mulle meeldib see, et nüüd ei segata neid gruppe teiste klassidega, vaid sa saad olla enda klassiga koos ja õppida. Hoitakse distantsi rohkem. Liikumine käib erinevates treppides, ehk siis ühest trepist lähed üles ja teisest tuled alla. Tahetakse, et õpilased istuksid vähemalt 2 meetrit õpetajate lauas. Mulle meeldib see, et igal pool on vahendid, millega saab käsi pesta. 1 päev on nädalas koduõpet. See mulle meeldib.
aga see ei meeldi, et on ühesuunaline liikumine ehk siis ühest trepist üles ja teisest ainult alla. Käte desinfitseerimisvahend, see, et haigena ei tohi kooli tulla ja et vetsudes on nüüd seebid ja kätekuivatuspapp. Ja ikka peab midagi jääma, näiteks see, et me peseme ja desinfitseerime käed, sest see on nagu väga tavaline ja see peaks olema elunorm. Minu arust sama kätehügieen võiks samaks jääda, sest et seda on meil niisama ka vaja, see on väga tähtis ja et see võiks samaks jääda. Võib-olla see, et me hoiaksime oma tervist. Ja, kui keegi on haige, siis ükskõik mis haigus sul on, isegi kui sa tead, et see ei ole nii ohtlik teistele, siis võiks hoida ikka distantsi ja jääda koju. Kindlasti see, et haigena ei tohi kooli tulla ja see, et käte desinfitseerimisvahendid jääksid ka. Et haigena ei tuleks kooli. Üks päev nädalas distantsõpet, et kõik õpiksid juba varakult ka kaugelt õppima. Oli see, et tore, et söökla järjekorrad on lühikesed ja nagu te siin eelnevalt ütlesite, et see tänu sellele ümberkorraldusele, mis siin erinevates koolides on, et see on, ma ei tea, kas see on ka midagi, mida võiks jääda. Ja teine, mis siit kõlama jäi, oli see, et tegelikult võiks ikkune vahepeal e-õppepäev või nädal olla ka pidevalt, et nagu me siin kuulsime, et tegelikult on seda e-õppepäeva või nädalat juba rakendatud, aga kas see on midagi sellist, mis jääb selleks sügiseks või tuleb kevadel ja järgmisel sügisel ka, et kas see on see uus normaalsus? Kaotame ära söökla järjekorrad ja loome väikse e-õppe augu, kas siis nädalasse ühe päeva või ühe nädalana. Mina arvan, et see on normaalsus, see jääb ja see läheb veel suuremaks. Ma arvan, et see, et e-gümnaasium võib jääda e-gümnaasiumiks, on täiesti kõne alla tulev nendele õpilastele, kes tahavad väga omas tempos õppida ja see võimalus peab tekkima ja tekibki. Ja ma arvan, et need head asjad, mida me õppisime kevadest, me oleme juba rakendanud, sest ega me ütleme, et koolipäeva hilisem algus ja õpetajate koostööpäevad, mille ajal õpilased on siis juhendatud e-õppe edasi, ma arvan, need jäävad, et see ei pea nüüd ära kaduma, jumal hoidku. Aga samas ma arvan, et praegu kõik, nii õpilased kui õpetajad väärtustavad seda, mis saame olla päriselt koolis. See 1-2 päeva, see on täiesti normaalne, aga me pigem me tahame praegu koolis käia. Ma vist jätkakski kohe, et sellised sotsiaalse suhtlus on tõusnud hästi oluliseks ja tähtsaks, et sinna tuleb ka õppekavaliselt või õppetööna siis rõhku panna, aga ei tohi unustada seda iseseisva õppimise oskust, et see võib iga kell tulla ja need e-õppepäevad või iseseisva õppepäevad on juba vana asi, sellega tegeletakse edasi, leitakse uusi lahendusi ja ma olen nagu aru saanud, et õpetajate poolt on ka tulnud sellist loovat lähenemist, et hakatakse looma siis selliseid teemapõhiseid tunnipanku, mida saab alati kohe võtta kiirelt, et see on pannud nagu selle poole ka tööle, selle loovuse. Ja ma usun, et ma siit korjasin ka idee üles, et seda e-õppepäeva koolis ka teha, kus nad nagu ongi kontrolli all ja see idee mulle väga meeldis. Jätan selle meelde. Aga ma ütlen sulle siis, mis meie haridustehnoloog tähelepanekud, millised olid. Ja see on osalt ka vastuseks Aane küsimusele, et ta märkas seda, et esimese kooliastme õpilaste hulgas on väga palju neid, kes ei taju, et nad arvuti taga õpivad. Et arvuti on nende jaoks tegelikult mänguvahend. Ja vahel isegi õpetajad ütlesid, et lapsed ütlevad, et aga mängime veel neid mänge, et need on päris huvitavad ja mõned mängud siis ei olnud jälle nii huvitavad. Et võib-olla me vajame seda digiõpet ka ja ükskõik mis vormides ka selleks, et lapsed hakkaksid paremini tunnetama, et see on tegelikult üks õppevorm, et tundub, et veel päris hästi ei. See on väga huvitav mõte, et tõesti, et arvuti ei ole ainult mänguvahend, sest et nagu me kõik teame, Eesti lapsed on maailmas tipus arvuti ja nutitelefoni kasutuse poolest, aga mida nad seal arvutis teevad, see on teine teema. Et kui nad saavad aru, et arvutis saab ka õppida, et see... Nii et igal juhul tuleb jätkata, sest et jällegi, et see ja teine tähelepanek, mida meie haridustehnoloog tegi ja
see oli selline, mida me ilmselt kõik teame, et selline arvutialane kirjaoskamatus on natuke suurem, kui me tahame iseendale tunnistada. Ja me peaksimegi sellele nagu ausalt otsa vaatama ja tegeleme sellega, aga sellega saab tegeleda ainult arvuti juures tegeledes. Aitäh! Ma nõustun ka eelkõnelejatega ja mulle tundub, et see kevad, et me õppisime nii palju ja me õpime veel ja mulle tundub, et üldse koolis õppimine nagu muutub veel mõtestatumaks, et me õpime nii palju uusi asju ja paremini tegema, et see oli tegelikult kogemus oli väärt. Rõhutas mõlemad poolt, sotsiaalseid oskusi või digioskusi. Just. Kuidas teie, kas see nädal jääb alles? Ma loodan küll, et see nädal jääb alles, sellepärast et milleks minna tagasi, kui saab minna edasi. Asju saab ainult paremaks muuta ja vigadest õpitaksegi, et neid vigu vältida edaspidi. Me koolis ju tegelikult juba viimased 5 aastat oleme e-õppepäevi korraldanud, küll mitte niisuguses mahus nagu praegu, eks ju. Aga siiani on meil kahjuks õpilased ja kodud, kus näiteks õpilane ütleb, et oi, ma pean emale helistama, sest ma ei saa tunnist sisse logida, kuna parool on ema käes. Ja me kogu aeg räägime, et paroolid on väga isiklikud, on ju, et hoidke need endale. Nii et paraku me õpime ikka endiselt ja sotsiaalseid oskusi ja suhtlusoskust seda ei tohi ära unustada. Aga suur tänu teile ja jõudu. Ja loodetavasti siis seda nii-öelda uut normaalsust saab siin luua ja ma saan aru, et ka täna oli siin õpikogemust. Absoluutselt. Aitäh! Aitäh!